jalgi, ei elus veab, miks see nii on, seda küll ei tea. On keevad suvi sügis talv, lihtsalt õhkana seisab mu vaarasalv. Ja kuigi taga päikest and, viskab kaela rihma äikest, vaid ma Kaarilelu laevaga oma igapäevast leiba söön vaevaga. Mind maha jätnud on ka pruut, rändan ringi nüüd ja ei leia uut. Mu hing on muurest lahatud, sest taskud mul alati rahatud. Kui leiaks kuskilt vaarandust, siis vast tuuleks elus paarandust. Küll päevad läbi murran pead, ühtki pääseteid ei leia ma mitut head. Vahtisin rehealuse tagaväravas paraegu välja. Kogu Laisavere niidul väljal meite rahvast ei kuski märki. Mis üks vaene lesknaine tehku, kui teenija venib nagu tigu üle maasika. Näed ju, et tulen veepaaridega. Söömale kutsud siis, kui linnutiivul. Katsu seda tõugu tagasi tööle saada. Päiksetera pooles lõunas, meil alles keskhommik. Kui kodus kõik ette taha ära tuleb talitada. Ette ja taha. Ette ja taha. Neid lõugu inimesel lahti kistakse, nii et praksub. Gustav! Gustav!
kus see Gustav ennast jälle peidab, no kus pohmas ta mõõnutab? Ahah, seal see vedel vorstike aurab lausa lagedas leelis. Nüüd on küll nossuke vastu taevast krõbe. Gustavike, vai poisu! Mitte kõssu. Magab teine nii magusasti ja noriseb nii jägusasti, et kisub mullegi veekese suhu. Nii melood ja laulud lähevad. Peremees unistab ees, pere tukkub taga, lonkab ja logiseb see näsnäruda värk. Oi poissi pojukest, küll oleks soolata sulle üle turja, aga ei viitsi pinust viääti tõmmata. Pernaine! No kus sul põleb? Leivad on ahjus küpsed joh, kas võtad välja? Võta juba sina, kui kodus oled, aga saputa veega üle, siis koorik ei krobestu. Ja kus on su Joosep? Et te niidule saate? Minu Joosep! Gustav! Magab poiss kui palgi ots. Ole vanematest tark oma laste käest vara surra. Nagu mu õnnis Mihklike. Juba 15 aastat magab mullas. Oli kange mees, ütles ju eluajal ette, et Mari, kui sa mind pärast surma pesema hakkad, löön jalaga veevanni ümber ja siis alles päris riit tuleb. Ei löönud ühtegi. Üsna vait ja vagus oli lavatsil, kui tegin viimset toimitsust. Noitsin ja mõtlesin, et kui sa eluaeg ka nii leplik oleks olnud kui paraegu, siis ma oleks su vastu olnud parem küll. Ja oleks poisiski teine mees tulnud, kui isa rusikas taga tantsimas. Gustav! Vede tahab heinale viia! Tõuse üles, Toivon! No kust küll suguseltsi sihuke unimütt sattus? Tööka rahva, laps. Oi, kui nüüd pilve vahelt natukenegi päikese kulda paistaks. Laevatornist alluaks üle kogu laia maa ja vii. Kats näe, vana perenaine kükitab kännul ja noor peremees vedeleb kase all. Ei, see ei ole häämood, mitte teenjad tehku kõik kodused toimetused ära. Ei nii enne õhtut niidule saa. Likaga kõhvitsed. See su kodune toimetus. Aja Gustav üles, ütlen sulle. Maalile teen ise jalad alla. Et jõekäär oleks õhtus loogus. Õhtuks loogus, õhtuks loogus, jah. Õhtuks loogus, jah. Õhtuks loogus. Küll see õhtu ka kord tuleb, kui kaerud loogus on. Kauas see inimene nõndamoodi vasta peab, kui laseb enese tööga ära tappa. Aga raasike valetad, natuke varastad, visuke heast ja paluke pahast ja nõnda õige mees saab ilmas läbi. Kas peremehe ajasid üles? Maali, sulane nüüd siis peremees tahab. Kas sa siis Vene riigi säädust ei tea või? Peremees pervõi, sulane turukoi. Turukoi! Ei, mina seda vedelvorsti püsti saa, kuule Maali. Sa katsu õige ise. Me sa jändad. No mette ei saa sust mööda, truks juhuke vägi on sul sees, ära pane paak. Pahaks nüüd panna, Joosep, aga hirm on küll suur. Hirm? Aga
sellepärast ma ju su juures käingi, et sa ei kardaks. Sina ütled hirm, aga mina ütlen, see on armastus. Oh, Joosep, kui sa mind hätta ei jäta. Hädani on veel aega küll, aga praegu katsume oma vedelvorsti peremehe üles ajada. Ei, sellele küll eluhirmu sisse saa. Hakka, aga peale see läheb su käes küll. Vassaarlane, laisk peremees, teole, unimüts, süldikaus, pudi Villem, põrguline kassaad üles. Oh, see on hullem kui heinategu. Siis tossame. Läki niidule, Joosep. Oh, ei tea, kes seditse küll valmis on teinud. Aga noh, ega siis laisk peremees ei ole ju laitasi. No seda mõnusam on virgal sulasel tööd murda. Seda mõnusam. Ei tea, kas see ka viimse päeva pasunal ärkab. Kui kord hüütakse, Kurat küll lajatakse õige ühe surrakas änna krunti, kost kõik imod ja patumõtted tulevad, Seavirkel, varsavinkel, härjaike ja lehmakütke, nädaki! Mida võrgud see nätsa oli? Üles, peremees. Saame õhtuks jõekääru maha. Jõuke, sulane tuleks lahti lasta, kes peremeest magada ei lase. Kas mina? Sa ju ise ärkasid. Ise ärkasin. Muidugi ärkasin ise. Mida sa susid? Tõusta ka nätsa. Ei lasta rahus. Aga ma minnes, peremees. Sul kohe siuke ilus ingli nägu ees. Aga üles ärgates olnud nagu valmis mörtsukas. Kas nägid kurja und või? Uni oli alule. Nägin, et magasin ristseliti ristikeinas ja vidutasin silmi. Taevas oli selge ja sinine kui klaas. Õhk oli täis õitelõhna ja mesilaste suvi. See õhuke jumala rahu tossas maa ja taeva vahel, et suisa lust oli nätsa põõnata. Aga siis hakkas üks kurat neid musti pilvi üles saama. Tuul tõusis ja pikne kukkus põristama. Tahtsin põgeneda, aga ei saanud maa küljest lahti. Ja siis äkki prahvatas välk. Lõi sisse või? See oli enne ikka kaugelt põristanud, nüüd pani otse sisse. Pani koos ristluude vahel, et siiamaani tunned, et kuidas püksid tuld täis on. Ja. Juhtub seda uneskemise eelmisi võimalik. Värske leiva lõhna lehvib tarest. Ehk tood pätsi palavat lagedale. Kas ma tohin? Kas sa tohid? Kui peremees käsib. Perenaine pistab lõugama, kui näeb. Näeb. Peab ta siis nägema. Ei pea tema siis mette nägema. Oi, ei tea küll, mis päev see täna tuleb. Kõik kohad nokivad ja näkivad. Jumal on inimese kenasti loonud.
aga lillekest näed sa, pead sina kadestama. Soe muld istme all, sama otsaga võtab toitu ja puhkab. Ei mingit töid ega tegemist, aina õitse ja ülbitse. Auras laual suuri leibu. Seokesi oleks saanud 3 seakünatäit, kui oleks tahtnud võtta. Aga vaata 4. poleks enam saanud mätte. Sa tubu ei võt siis või? Kaapekaku tõin, oli kergem sisse hingata. Too siia. Aga toojale murret toodist. Kooriku saad pärast omale. Oi, sina mõtle, peremees. Kui nüüd veel oleks värsket vöida. Oi, värske vöi ja soe leib. See mu jõuluuku tõi mõtleb, mis mu kõhukesest siis küll saaks. Teine kord sööbe võid 2 head sa korraga tahta. Issa pojuke, püha ristike, kas te neidul pole? Meelitan siin meest metsa, ütlen, et hallitad köhuvalt ära, aga kos tema, et ei veerevale kivile sammal selga ei kasva. Lase suur jumal taevaluugid lahti ja vaata alla, mida need 2 narri mu õue peal teevad ja mida seal nositakse. Mu kaapekokk. Seda sa saarlane tares piidlesid. Lähen sahvrist või tõssi tooma, kakk vahepeal kui pühitud. No, mis inimese loomad te olete? Vana leibejõua eest laskvuda, kui uus säilitis juba otsa. No, peremees käsipegas siis sulane kuulaku sõna. Et sa niidule saad, kuulaku sõna. No niidule, muidugi niidule, ja. Kus siis? No kuule, ega minusugune ei mõista laiselda, ja niidule, muidugi niidule, ja. No just kui pöitliga raiu meelt inimestele pähe. Eedo, on Skari juba kodus. Mis nägu sul peas on? Ega hunt karjas käinud? Karjas käinud. Arvad, et läks kiriku? Hunt karjas? Gustav, kuuled? Hunt karjas? Oh, mu tekesed. Mida sina poiss tegid? Sa ametigi hurjutasid hunt ja tegid kära. Ju ma vist langesin põlvili ja laulsin oosi Anna. Aga krants, kas sa koera hundile peale ei aand? Jo siis Penny ees jooksis ja näitas hundile teed. No, õnele ometigi. Mis see hunt su karjas tegi? Ega ta just kui Korgensoniga kisu sul sõnu suust välja. Ega ta ometigi viinud see hunt. See sul siis taama tuleb. Hunt viis lamba, Gustav! Hunt viis lamba! Süüa ka näed, sa ei lasta rahus. Aga mihuke seda viis? No räägi ometi põrguline. Mihuke seda viis, kas noore, musta või vana, valge? Siniseid ja punaseid sul ju pole. Kui ma need sinised ja punased sulle taha otsa teen, temal koer karjas kui lõukoer, aga laseb väikesel on suure lamba ära viia. Meest lööma! Jumal, mis risti mu selga sajab, valuhukk käis läbi. Nüüd viib leivatee lahti. Hakka nüüd looma pärast hinge närvöörima. Sünnib neid lambaid ja sureb lambaid ja küll see hunt leiab ka ükskord oma otsa. Oh, mind vaest vana eite. Hunt viib lamba ja oma poeg sööb südame. Pole sul kahju ei emast ega lambast. Hundi poole hoiad, metsaliseks enese magad. No mis meil puudu on? Hooned lagunevad, aiad kõdunevad,
kasvavad võssa. Kari kuseb punast ja lambad on kärnas. Kroonul ei saa maksu, sest kõik, mis kasvab, sööme ise. Kaua sa sedasi memme sabas elad? Pista lutt suhu, vaata, kas viitsib imedagi. Suren täna homme. Kuhu siis näss näruda jääb? Vanapoisi kopitis küljes. Ei saa minijat majja. kel janusel jala. Tere, näsnaruda pere! Oi, Heldeke, Ristmetsa Tanel! Ja Ristmetsa Tanel ja siin on minu tütar. tere, tädi, kas nüüd paneme kohvipaja tulele? Saab sugu seltsi näha pika maa tagant. Tere, väimespoik! Tere, väimespoik! Sõitsin 20 vene versta sinu juurde. Gustav, pojake, mine tõmba Ristmetsa hobune Reialasse. mina nüüd see tõmbaja. Hobene on juba Joosepi joole all. Kas Joosep niidul polnud? Värava peal kõlgutas seal jalgu. Häda nende teenijatega. Aga on sul ikka priskust ja värskust, Miinake, või oled sa koguni ellu? Jaa, Tiiu, kui nägin, siis kohe mõtlesin see ju Ristmetsa Tiiu. Aga selle kopsa tõid sulle külakosti. Jaa, Lähen viin selle Tanesse. no on sul, Taner, tütreid ei otsa ega aru. Jaakobil oli 12 poega. Minul on 12 tütart. 2 on mullas. Jah, aga pidi see ikka ränk asi olema. Tanel, mis su meitemaile tõi argipäeval ja kibedal heinateol. No kiriku vöörmünder ei saa ju ilma asjata aega raisata. Ja kui ma kirikus issanda päeval kotikest ei liigutaks ja kõlistaks, siis jääks kõik makale. hakka nüüd magamise pärast kiriku ronima. Maali, kas see on heinategu? Mis sa koju otsid? Joosep ütles, et pangu oma kohvipada tulele, vöörmündri rahvas tulnuvad külla. Ja Maali, Heinaali. ära sa munarooga unusta. Ja lihakääntsakad pane hästi suured. Kodus olen ma toiduga natuke koi, aga külas tahan hästi süüa saada. Sulle pole ma küll, Tanel, kitsi olnud. Ei ole küll, jah. Kas sul on ka hea meel, et sind vaatama tuli? ikadega näed sa, mina ei edvista. Piiga kui pisar pilvest, tema mõmiseb. Küll me Gustavile ka eluvaimu sisse ajame, kui uudised välja kraamime. Sul on uudiseid. Kas ma nalja pärast sõitsin 20 vene versta? Räägi. Sõitsin siia, kallid sugulased, Sarve-Matsi testamendi pärast. Mis selle Sarve-Matsi testamendiga siis on? Kiriku mõisasse on jõudnud kindlad teadmed. Teadmed? Sa arvad, ega ometigi meitele? Justament, kui jumal tahab. Meitele pärandus. Sulle ja mulle mitte, aga sellele sääl. Meite Gustavile pärandus. Kas sa kuuled? Siis naerata ometi, Sarve-Matsi ristipoeg. vaata, susimist ma ei salli, nii et jäta see mood.
oli meie suguseltsisse Sarve Mats, mis ta oli suur vembumees ja Pader Jaan ja ostis linu ja takku kokku, parseldas hobestega, ajas laatadelt raha kokku ja jõi kõik kõrtsid läbi ja Arnane Sarvemats on nüüd näsnärudat oma testamendis nõõganud. pakub krosse. Kõvad krossid. No, Kõvad krossid. Vaata, et sa ümber ei kuku, kui me mulle suhu ära mahuks. sa ehmatad hirmu ihusse. Kõvad krossid. 3000 Vene rõpla. 3000 rubla. No maksis siis sellepärast siia sõita või? 3000 rubla. 3000 rubla! Sa õnnistuse vägi! 3000 rubla! sa kurat, kus on lops? Leivatee viib nüüd lahti. Kas te üldse olete sellist raha näinud? Laadal saime lehma eest punase 10 ja sinise 5 rublase lisaks. Aga 100 rublalist Katariina putretiga ei ole näinud. Hää patrujuttu, no kus ma 100-st nägin? Nüüd laotakse selle poisile peo peale 30 Katariinat. sa lopsude lops. 30 Katariinat. Et mu silmakesed, et mu silmamunakesed seda päeva. No kui see silmaveevärk nii lihtsalt teil tuleb, siis ja südame nii vesiseks teeb, noh, siis saab selle kaelatülist ära, kui ei taha. See ju suur hulk raha, see ju paneb ulguma. See testamendis seisab, et kui see raha, mis siin mina, Sarve Mats, olen oma kavala tööga kinni korjanud ja kokku ajanud ja kõrtsis joomata jätnud, itekuludeks ka maksmata jäänud, paturaha minu ristipojale ei sobi, muidu hinge haigeks teeb, siis see 3000 rubla. Sihuke paber on tulnud praostile, siis see kallis paturaha antakse tervenisti missiooni heaks, vaeste paganate pööramiseks Indiamaal indiaanlastele. Vaat selle asja tuuma praost saatiski seletama. Praost võib oma paganatega panni lakkuda. Meie oleme ise risti inimesed. Seda ma küsingi, Gustav, kas võtad päranduse vastu või jätad Kerkole? Gustav, nad tahavad su häält kuulda. ütlesin, et ära susi. Tõsi jutt, Gustav. Nüüd sa otsusta, kas võtad päranduse vastu või ei võta. Või läheb kõik Kerkole. On aega mõelda ja mõtelda. Tule jumal appi, mõelda, tema veel mõtleb.
mõtleb, raha pakutakse ja tema mõtleb, lagaskooled, kas sa lolliks lähed takka pihta? no mõelda võib ja, aga mõtlema peab. Aga vaata sugulase poolest, Gustav, mina soovitaks sul see pärandus vastu võtta. Aga vöörmündrina pean ma ka Kerko ees seisma ja paganate eest ka väljas olema, et viimsel kohtupäeval ei tuleks keegi mu hinge kallale. Jumal, no kuidas saab, kuidas kaks jumalikke, vaata, kuidas need kaks lolli peavad tarka nõu, kuidas rahast lahti saada. no tasa, no ega vägisi kellegilt ei võeta. Räägitakse ainult, et testamendis on oma konksud ja kõverikud sees. Ja seda arutatakse ainult meeste vahel. 3000 rubla eest sööb inimene saepuru ja sambla ka alla, kui aga raha saaks kätte. no kui Gustav ütleb jah, siis minagi. Minu pini pärast sõitku need indiaanlased. Kus kuram. Nii et Gustav, kuidas siis jääb? Kuidas jääb? See on ju ilmatuma suur raharistmetsa. Mis ma taga teen ja kuhu ma ta panen? Mis inimene sina oled, et ei taha raha? Äratus vastu. Gustav, rumal oleks see seda võõrsile jätta. Sellega saaksin nii mõndagi ära teha. Jänes oled, jookse metsa. Jänes? Arvad või? No, kui see raha on kord tulnud ja olnud ja tõstamendis tehtud ja nähtud, siis mina selle kopika eest jooksma ka ei hakka. Mehest sõna, Gustav! Aga mis siis muud, kui soovime õnne? Näsneruda talurahvale. Õnnistagem seda sarvematsi, haua põhja ja haua taha. Eluaeg sai teist manatud, aga nüüd mõistad, et oli kadunuke kallis inimene. Sarvemats on mullas, aga mina elan ja minu nina tunneb praelõhna. Muidugi, Heldeke, maalil on ju juba midagi valmis. Tule, Tanel, ja tule, Tiiu, sina ka. Gustav, kas sa ei tulegi? Tulen, kui toibun.
soised karjamaad, tähik näe jälle punases. Kas sa abi pole kuskilt ka küsinud või? Noh, ma olen kõike sisse toppinud, mis vähegi andis. Seebikivi ja silmakivi ja lõngaõli ja pitrooli ja pössirohtu ja pieretist. No ei aita. Tarka perenaine. Sino. Veel tuletungal takka järele. Saad lehmast Jaaniku. Sina hundipoputaja. Lõuad! Ohoh. Õpid mind veel tundma. No kes siis sind ei tunne? 10 tütre kuulus isa, kihelkonna eest teeb isa. Praost kantslikukki rässib, Taner rahvalt raha pressib. Kilistab seal killa-kõlla, just kui sõidaks saksad tõllad. See on jumala teotus. Sa jumal oled või pole mätte kuuldud? Kes sulast teotab, see teotab ka issandat. Õppub maailm lõõpimise ja kära sisse ära. Poisi Klutt, no mis sellest veel pärast tuleb, aga tule, Tanel, äkki tead lehmale viimset nõu anda. Ilotasin maailma veeres, soode ja rabade keskel. Vähem tüli teistest inimestest. Nojah, aga kevadiste üleujutuste ajal ja sügiseste sadude ajal, siis ei pääsevad siit üldse välja. Aga mis te siis surnutega teete, mis nendega saab? Järsku ei tehtagi mitte midagi. Tõstetakse surnu nurka seisma, panna see peer hammaste vahele ja ennast näitab tuld, nii kaua kui ükskord saani teed saab. Jah, mis sel surnul ikka rutt on? Aga kust aga sa siit muile-maile igatse? Mis seal mujal paremat on? Sama maailm. Kuule, kas sa niita mõistad? Talutütar nüüd ei mõista niita. Muidugi mõistan. Siis on ju hea. Tead, mul jäi sinna alla luha äärde vikat põõsan ajale seisma. Mis ta seal tühja seisab ja sina siin? Aga kas ta niidab? See vikat põõsas? No, niidab ikka, kui viitsid lüüa. Aga sa ise ei viitsi. Viitsin. Aga praegu pole justku nagu lusti. Tubli on. Tead, ma niidan sinu eest, Gustav. Aga sina tule mind varsti vaatama. Ma ootan sind. Gustav, kas sa tuled? Küll ma tulen. Kindlasti vist. Kindlasti vist. Seoke tüdruk on nagu takjas küljes. Ei tea, mis ta must tahab. Tähikust elulooma ei saa, seda ütleb minu silm. Hunt murdis lamba, nüüd sureb lehm, jumal ja mets elajas, kõik võtavad mu käest. Pole häda, küll Sarve Mats kinni maksab. Kuidas siis on, Gustav, kas hakkame seda päranduse värki nagu joonte kiskuma või? Ega see rihtimine ametigi pole keerukas. No kas sa Sarve Matsi siis ei tunne ja omad konksud ja kõverikud on ikka testamendis sees? Kas sa ennist ei rääkinud? Tühja kõhuga nüüd midagi saab teha. Aga nüüd, kus seedimine juba käib ja mõnus olemine, nüüd võiks nagu kõnelda. Gustav peab naise võtma. Punkt on selline. Hulluks olete läinud või? Naise võtma, see on tore asi.
Matsi liikuma saanud. Nüüd Matsi raha paneb rattad alla. Naist mina ei võta. Kuda ei võta? Kui testamendis on selline punkt, sa lähed Siberisse, kui eksid punkti vastu. Siberi lähen, aga naisele mind ei panda. kui naise võtuga ööksi lepitakse. Mis siis veel? Kas need konksud kord ei lõpe? Pead naisele ka lapse tegema. Lapse, see on ots. Neite Gustavil naine ja laps. No see on ilus asi. Gustav küll me need punktid kõik ühisel jõul labusasti. Kõik. No oli tükimees see sass Mats maa peal, aga näed, surreski pole tal need varukid meelest läinud. See Sarve Mats võib oma potilaadale sõita, mina tema raha ei taha. Kuidas ei taha raha? Kuidas ei taha? Ägedad sõnad tulevad, ägedad sõnad ütleme ära. Aga elus on vaja ikka oma elu ise sättida. Nojah, naise veel laseks omale kuidagi võtta, aga kuidas selle lapsega siis jääb? Kus sa lapse saad, Toivan? Testamendi järgi on 3 aastat armuaega. 3 aastaga olgu punktid ja kõverikud kõik sirgeks aetud. 3 aastat. Siis on aega küll. Kus sul see aeg on? Noh, vaata, 2 aastat pean aru. No. Ja 3. siis näed sa. Võtan või jätan võtmata. Sa jääd hiljaks, kui kohe ei alusta. Ega laps ei ole varnast võtta. See annab teinekord oodata. Jääd hiljaks, kui kohe ei alusta. Vahvad rahad, vahvad rahad. Aga seda asja tuleb ikka targu ja märgu teha. Ja kohe tuleb sabast kinni. Sabast kinni, pojuke, sabast kinni. Venimisega seda raha ei võeta. Lips kossja, lips laalatusele ja lips laps. Laadaks läheb see elu siin. Jah, aga peaasi, kust me Gustavile naise saame? Kas tal siis pruuti ei ole või? Ei ole mina näinud. Küla tüdrukuid täis. Kust ma tean, milline see pruut on? Vaata, Gustav, kui su teadmiste täht nüüd veel udu sujub. Ja ära sa pahaks pane siis, et ma ka natukene selle asja peale nagu mõelnud olen. Kes tas on? Kes tas on? No, keda sa õite mõtled? No kes ta on? No imelik rahvas, no kes ta on? Kas mul kodus seda kraami vähe ladus on või? Ja? 10 tüdrukut. Kas see on nali või? Praegu on järg Tiiu käes. Kui jumal tahab ja Gustav nõus on. Gustavil ei ole siin midagi öelda. Siis on hästi, seis on hästi. Nädala sees kirikumõisast läbi, praost haikab pühapäeval kantslist alla. Ja kõik. Nii kähku mina küll ei saa. Minu põhjusmõte on paugu pealt. Mis sul viga, pojuke, naist võtta? Tüdruk toodi ju koju kätte. Tanel räägib praostile augu pähe. Joosep torkab hobuse aiste vahele. Mina aitan sulle paremad püksid jalga. Sina istud peale ja sõidad. Sõidad. Ja öelda, sõidad. Aga
mis pärast saab ja tuleb ja kuidas selle lapsegagi jääb, et olgu ka 1 nädalaga juttis või? Kuda ma jõuan? ei, kullamees, nendest asjadest pole enne laulatust juttu. Enne naine ja siis laps. Mida sa, Gustav, veel tahad? Sust saab vöörmündri väimees. nii, Gustav, kas oled peitmes mees mul või ei ole? Otsi nüüd plika üles. Tee hea nägu pähe ja nüüd lähed sosistad talle ka natukene armastusi kõrva sisse. Seda uuemal ajal nõutakse. Armastusest ka veel. Te tapate mu ära. Oi, pole viga, pojuke. Seda teed me kõik käime. Lähme nüüd tuppa. Asju on vaja arutada. Aga kas tüdruk ise on nõus? Mehele nad kõik kipuvad. Oi, kallis natsnärvuda perenaine. 10 tütart, kas see on nali või? See ei ole nali, no ei ole tõesti nali. Küll mässivad sisse mehe. Kuidas nad su eest kõik siledaks rehitsevad, et Gustav mine ja Gustav astu ja aga mis Gustavi süda sees ütleb, kes sellest hoolib? Joosep, miks sa niidul ei ole? Tead, katsusin olla peremees, aga ei tea, mis päev see täna on. No mette ei lähe see tüü tegemine täna. Kas sa Ristmetsa tüdrukut nägid? Nägin, jah. No see üks kekats. Noh, mis ta siis halba tegi? No vaada, ma mõtlesin, et ta tuleb niisama luha peale patseerima. Ha kos tema? Ta krabas pöösast soo vikat ja kukkus niitma. Noh, see on ju hea ju. Hea, mis seal head on? Leib nagu lollakas terava vikatiga kannul. Ma tulin parem ära. Homme ka päev. Oh, Joosep, nüüd mu elu õige hapuks läheb. No. Üks õnnetuse hunnik ma siin olen. No kas kehvile su venest nüüd kinni jäi? No ikka sinna samasse päranduse kärestikku. No kas need vaevad ja valud juba ükskord ei lõpe? Aina hullemaks kõik läheb. No mes press sulle siis pääle pandi. No vaata. Alguses oli ainult rahast jutt. Aga siis nende tahtmised kasvavad, kui veerevad lumepallid. Et naise nätsa pean ma võtma. Lapse pean ma nätsa saama. Ja kõik olgu 3 aastaga juttis. Tõsi õigus. Ja kui ei tule jutti, siis läheb raha India ja mina Siberi. No, aga kes tu Siberi saatja on? Kas Vöörmünder või? Tõstamendis on punkt seuke. Et tuleb Ristmetsa Tiiuga lugemisele sõita. Tiiuga? Aga mis pärast Tiiuga? Kas tu Tiiuga tõstamendis seisab või? Tõstamendis Tiiut justkui põlnud, aga Tanel näel sa rõhub nõnda peale. Tanel rõhub, muidugi. 3000 rublat mängus. Siin tasub tütar paigale panna. Punkt seuke on ju tõstamendis. Kas Tiiuga või mõne teisega? Üks Siber kõik. No, koostas siis üks käik on. Egas siis ükskord sa naise pead ju majja tooma, aga egas kõik tüdrukud pole siukesed, kui see Tiiu on. Tead, tema oma, see nässnäru talle see Ristmetsa tõug ei sobi. Ja see Tiiu üldse oma rumala töölustiga, tead, see rikub siin igasuguse hinge rahu ära. Oh, oleks Joosep, ma
hommikul pükse jalga ajades teadnud, millisesse plevnasse ma keskpäevaks satun. Praegu on sõuke tundmus südames all, et kui viitsiks näed sa seda kohelikku otsida ja sinna konksu otsa riputada, siis pooks enese täitsa üles. Poomisega peremees pea nüüd hoogu. Ma anna sulle palju targemat nõu. Mis targemad siin enam on? Tead, tulevad mulle meelde kuulsad liisupoisi ajad. 10 päeva lesisin Laatsaretis. 3 tohtrit sudisid ja mudisid. Ei saanuvat meest kroonu mundri alla. Kuule, Vene kroonu petsime ära. Mäst, kas nüüd ei saa Ristmetsa negrutist lahti või? Kuule, ma elu ilmas haige olnud. Aga vaata nüüd äkitsi oled. On see siis testamendi eematus või naisevõtu jaamatus, aga äkki pole asi korras. Äkki pole asi korras. Ja kodus veel kuidagi käid ringi püksivärvel peos, aga söitmise pörutust ei kannata mette. Äkki pole asi korras. Kuule, see mõte mulle täitsa meeldib. Saaks natukenegi eemale sellest jamast. Võtaks veel mõnusa peatäie magada enne seda laata. Saab sellest jamast eemale nüüd ja sellest laadast eemale pärast. Sina kuku aga köhtu kisendama. Ütled, et pask lippab nagu siidiniitjad ja kui sa pühapäevani selle vinkli välja vead, siis on vöörmünder siit läinud. Usud või? Issanda päev, vöörmünder peab kirikus olema. Kurat, küll meil on ikka nutti, küll meil on nutti. Nõnda peremees egast siis, kui Sulane ja peremees üht hoiavad, siis püsib maailm hästi püste. No nii, kallis rahvas, oleme jõudnud kohvikupausini. Näidend jätkumisest annab teada muusika. Aitäh teile! Hakkab tulema. Mis me teeme, Tanel? No mis me teeme? No mis me teeme? No ma ei tea, mis asi see on. Esmaspäeval tulin, nüüd on laupäev. Homme on issanda päev. Et poisile see haigus anti pakilisel ajal. Mina seda haigust ei usu. Sisemine häda võib olla hellem kui lihtne luumurd. Poiss tuleb võtta lihtsalt kätte, üsna ligidalt pihku. Kas saab temast asjandajat või ei saa? Ja kui ei saa, kus see poiss sul praegu on? Noh, nähti teist ennist Koplist pleekkangal püherdavat. No siis tule, lähme teeme otsad sirgeks. Kas nii või nii? Kauem see asi enam venida ei või. Mis sul, Maali? Silmad punased peas. Ei midagi. Aga mis sa siis nutad, kui ei midagi? Egos ma nuta.
vist marjad silmas, et kihelevad. Kihelevad? Noh, kes teite marju teab? Oi jumal, jumal. Ma vaatan paarist kiikriga, kas paistab juba Saaremaa. Ei Vaaremat pole kuskil valkoist õisel ajal Saaremaa. Mu pruudil ilus valge kael ja kaela ümber sammet pael. Maali, mis nüüd see viga? Kas ma sulle vähe rääkisin, et kossa sedasi, mis hullu sa maaga teed, et kui olen sulle armas, siis niigi ole õnnelik olla. Aga sina, kui kull raisa kallal, üks tõtt ja võtta, eks nüüd ole käes, eks nüüd ole käes. Sa kuram, käes! Kuidas nii, kohe nii äkitsi? Olin ise ammu juba paha aimul. Käisin eile õhtul siis Lombi Kadril. Nüüd pole kahtlust enam miskit. Vahu Meemre võttis kohe ihule pääle. Mis me nüüd teeme, Joosep? Mis me teeme? Noh, kus mina teas ikka nagu naiste asi rohkem. Mis mul viga, kui oleksin abielu naine? Nii heleda meelega mõtlesin öhta suu juurde tulla. Aga sina, vaatame sa muga teed, elu rikud ära ühe ropsuga. No kes seda rikkumist alustas? Kes alustas? Nüüd ütleb, tüdruk ikka süütu, kui tite saab. Kos tema? Päeva lepsleb ja kepsleb öösel on kui sulavaha ei saa sõrmede küljest lahti, et kus sa hölma ojud ja põuepoed ja mis sa sedasi ja todasi. No eks siis meelgi lööb mühama, nii et öi vitsik oleks vöö vahel, tead. Mett ei saa sust mööda, tüdruk. Mida nüüd tapled, meheke? Olid ju ilusad aad. Nüüd istu oma ilu ja aaga. Kui meil oma tare ja pere oleks. Oma pere. No kuhu varnama ta sul riputa? Isegi jäin siia suurele maale sulasena tolknema. Nüüd tahad must moonaka teha. Vaada, kui vetan, hölmad vöö vahele ja kaon siit homme päev. Siis oma häbi alla vaan. Soolaukas või linaleos on mu ots. Siis 2 elulooma su hinge peale jäävad pea meeles, poiss. Ei ole ju teist pääsu kui mehele. Mehele. No mis ma teen? No mis ma ometi teen? No mehele. Mis ma teen? See sobib kui valatult. Seasirkel varsavi. Sa arvad? Mehele pead sina saama. Oi jumal, Joosep! See mõte mu pähe torkas kui jumala särm. Tead, kellele su kosin? Kellele? Kas sa ise mitte? Ei, ise kahjuks ei saa. Aga teisele panen su küll. Mis jutt see nüüd on, Joosep? Kes teine mind sedasi? Keda sa õite arvad? Keda arvan või? Ütlen sulle. Ma kosin su meite Gustavile. Gustavile? Kuule, sa oled ugar! Kas on paha saada näsnäruda perenaiseks või, mess? Näsnäruda perenaiseks? Oi jumal! Ei, minus seda saa. Ja sina? Kuhu sina siis jääd? Ja mis põhjust on Gustavil mind tahta? No vaata, testamendis sihib otse sinu peale. Gustavil on kibe kiiresti naist ja last tarvis. Noh, ja meil ju mõlemad ao. Gustavi naine, näsnäruda perenaine. Oi jumal, ei, nii kergesti see ei lähe. Küll läheb, kui asja lükata. Sina, mine ja pane endale nüüd torredamad ilbud selga,
mina katsun nii kaua Gustavi leida ja temale augu pähe rääkida. ei, seda ma ei tee. No kas linalikku on lihtsam minna või? See pole hea, Joosep, et oma lihase lapse võõrale sokutame. Võõrale? Kust me siis võõrale? Omaenda peremees ju. Tuleb titt, jääb tallu. Mõtle, sünnib poeg, saab tulevane näsnäruda peremees, ah? Meie poeg, näsnäruda peremees. Oh, sulas mees, näe, poja joo enne sündi keerab ära peremeheks. Kuidas sa oma lapse eest ei hoolitse, eh? Pole veel midagi keeranud, see alles rääkida. Kuule, kui mina ise oma pruudile isameheks hakkan, on titel papamees paugub. Oi, Gustav tuleb, mina kardan. Mine, pane nüüd omale kobedamad ilbud selga, mina räägin Gustavile augu pähe ja ära sa kehitust ja kenitust ka unusta. Mehele peab ikka meeldima ka. No kos pahuksist sa nüüd välja ilmusid, peremees? Need nuhivad ju kõik puhmad ja põõsad läbi. Vajusin siis aganikku, sealt pole veel osatud otsida. Ütle, haiget inimest ei jäeta rahule. Haiget või mitte haiget, aga inimest ei pea eksitama. Sa must vahid. Tead, ma vaatan, et mis mees sa öigu poolest oled? Mõni seespidise krundi poolest. Mis krundi? No vaada, muga siuke häda, et üks pruut peab mul alati olema. No ja vahest on neid kurjasti mitu tükki ka. Ära plära. Ei mina naistega harju. Harjub peremees. Keegega harjub. Harjud naisega ka ära. Harjud nii ära, et pärast ei möistagi enam ilma olla. Ja Sarvematsik kiusuks sul ju üks perenaine siia majja tuua tuleb. No, võtaks selle sammuse Hiiu juba ära, kui üksiti tallu on toodud. Saaks rahu. Hiiust sul nüüd mängit rahu tuleb. Kohe töine mure. Ei ole ju titte kaasa tuua. Titte seda pole võtta, jah. Jaa, titte ei ole. Aga tead, on tüdrukuid sääntseid ja määntseid ja selliseid, kel juba nagu tulleski väike siuke famiil põlle all olemas. Mis lora see on? No tead, siuke natukene sassi läinud tüdruk. See kuluks sulle siia praegu marjaks ära. Sassi läinud tüdruk. Jaa, sassi läinud. Mis pärast sassi? On niimoodi sassi läinud. Sassi läinud tüdruk. Joo. Õige. Sassi läinud tüdruk. Õigus. Sassi läinud tüdruk. Aga kus sa ta võtad? Su oma talust teenib. Mu omast talust teenib. Kes mul seal teenib? Ega ometi Maali. Maaline? Kahe tüdrukut, kellega tas hullusti. Kas soing on puhas või? Mine metsa. Kui ta sinu oma ei ole, ju ta siis minu oma on. Ma soo naist ei taha. Ei taha. Kas sina kuuled? Mina ei saa ja tema ei taha. No siis hakkavad hirmsad asjad näsnärudal juhtuma. Mis hirmsad? Teeb tüdruku otsa enesele. Otsa teeb? Linalikku lubas minna. Kas ta tõesti? Nõndamoodi ütleski. Oled sina alles mees, ah? Elu sa tüdruku pölgad ära, mees. Kas on parem, kui näsnärude maade pealt
surnu välja tõmmatakse sinu linaleost, kas seda südamerahu sa otsid? Kohtus käimisi ja protokolle 3 aastaks, raudade kölinats, kas seda rahu on sul vaja või, mäss? Ja pea meeles, peremees, inimese tapp, see on palju hullem patt kui mingi naise vött või päranduse sehkeldus. Issand, sa näed, kuidas kõik teed on mu ees püsti. No, mis ma teen, Joosep? No, mis ma teen? Sa ju näed, et ma olen pehme. Aga võtad maali jää ja kuule, kaubad koos siis lööme käed, Kuule, mis? Tüdruk inimene, mis ta enesest tapab? Õigus, tapmiseni ei tohi minna. Aga kuule, kuidas Tanel saab ninanipsu, viib oma tiiusid tagasi nagu hallitanud kringli. See Tanel sõitku. Tiiu, noh, see tüdrukust on näed sa nagu kahju. Kuule, jäta see tiiu. Maali paitus tuleb sulle palju parem. Küll sa näed, teremees. Kus sa, Gustav, ometi olid? Näe, Ristmetsa rahval on kõva minek käes. No mis kõvitsemine see olgu, poisid? Kas tõbi lööb juba lahkemaks? Eda tõve nüüd tea. Peremees kiitis jah, et juba võtab päev pidama. Noh, lõpuks ometi. Nii et kõhu poolest võime siis sõita. Kõhu poolest nagu võib, jah. No siis läheb sõit lahti. Täna õhtu veel möllime kirikumõisas ära. Öömaja saame Ristimetsal. Homme praost tõikab esimest korda kantslist maha. Kui kellel midagi ütlemist, siis seda tehku kohe. Pärast pidagu suu mult kinni. Ma seda, et näed sa, et ma sinuga justkui ei sõida, nagu tundub. Kuidas ei sõida? Loma sa, Gustav, jälle aad. Nüüd, Ristmetsa, võid oma hobesed ja rakmed kenasti koju tagasi viia. Vaata, meil siin on omad hobused ja omad pruudid ja vöörast ei vaja meie mette. Hobused ja pruudid. Mis jutt see nüüd olgu? Kuula nüüd Joosepi loba. Joosepi töösu küsige Gustavi käest. Gustav? Mis see on? Sedasi, näed sa, et see Kas sa kosid või ei kosi? Aus ära. Selle poega justkui nagu ei saaks. Kas sa kosid või ei kosi? Kas sa kosid või ei kosi? Isa! Mida sa nii ägedasti? Siin on pehmelt oldud küll juba. Kosid või ei kosi? Ei. Küll on kurat! Ei taha minu tütart! No, mis sa ogaraga teed? Tule, peame aru, tule. Keik on korras, Maali. Keik on korras. Ole nüüd ainult ragi. Jumal, mis sest tuleb? Ära pane Gustav pahaks, et isa nii ägedasti. Mis see väike nügimine tegi? Maali, Heldeke, mis siit sina endale selga oled aand? No au pärast tüdruk! Ei saa poisile väistust pähe või? Ei no, meist on tiiusin enam kui loodu juba teises tuuris. Mis tuuris? No, et meid peremees on teise tüdrukuga sassis. Sassis? Teise tüdrukuga sassis? Kohe nii sassis ja vussis, et siin ei ole muud kui võta Meite, Gustav, vussis! See on loba! Mina ka seda Joosepi juttu ei
ei no mis Joosepit ei usu, küsige Gustavi käest. Siis kõnele, poiss, oled sa ulasti elanud või? Küllap vist. Kristuse silmavesi! Tüdruk hakkab juba ju familistki vaikselt märku andma. Tüdruk! Noh, mihuke tüdruk siis! Mis sina siin seisad sitsis keset kallist jumalapäeva? Lösutad siin jalus, mardisant! Mind kutsuti siia. Kes kutsus? Joosep ütles, et peremees tahab rääkida. Mis sul peremehega rääkimist on? Joosep ütles, et peremees võtab mu Mis jamp see on? Kus on see tüdruk? Viimast korda küsin. Mina olen see tüdruk. Keeniaga! Sest sul need siitsid seljased lähed liivaks? No ko sa peremehele keelad, kui tema leivas oled? Võtad tüdruku omaks, Gustav. Mis? Minu ta on nagu märkan. Tükk, linalik oleks ka raske olnud minna. Mis sest linaleost? Kogu aeg tüdruk justkui Joosepiga. Nüüd äkki Gustav suguseltsid juutab ära. Oi, on alles siin kombed majas. Lärri läks mu sõit ja narri läks minu mõte. Aga kui tüdrukuga õite räägiks viisakal moel. Küla varsti kära täis, mina sellest rallis kaasa ei tee. Jätad mu häda sisse, Tanel. Tule, Tiiu, homme on issanda päev. Ei, mina ei jäta tädi sellesse jamasse üksinda. Oi, hea laps. Siis sõidan üksinda. Soodoma Gomorra. Olen kui veest tõmmatud. Mis sa must sihid? Oled peen vend, Joosep. Mis valu sul veel on, et sa ei söida? Tead, on pisut klaarimist. Klaarimist? Mida siin klaarida on? Tüdruk on sedasi, poiss võtab või sulane veel ligi pääseb, kui peremees otsiti ees. Tead, vaata, Joosep, seda sinu süütust ma siia klaarima jäängi. Süütust. Süütust. Süütust? Kurat, see pole tüdruk, see on neid! 10 naiste vahele, Joosep! Paugu pealt Vörmendri saaks. Soodoma Gomorra! Gustav, oled mu peale kuri, Gustav. Vot paha ei tahtnud sulle teha, aga Joosep ütles, et... Mis sa nutad selle sita asja pärast? Pole midagi. Ei tea, kuhu läheks ja mida teeks. Ära nutta. Küll ajame asja rihtungi. Häbi hakkab enesest, et oled nii hea inimene. Mis sa siin oskad? Hea või halb olla? Saatus, näed sa, rõõb nõnda peale.
sa tööd tegema, sest 6 päevaga on Jumal maailma loonud, aga 7. päev on hingamise päev. Siis ei pea sa ühtegi tegema. Siis Jumal seisis ja hingas. Selle Jumala sõnaga on ikka üks imelik asi. Loed teist ja nagu uneliiva viskab nagu kapaga. Mis teenistus sa siin, Gustav, pead? Lugesin, näed sa, Saaroni valgest lillest. Meil isa kodus loeb ikka kogu perele. Aga mulle meeldib üksi lugeda omaette. Vana tõstamendi mürtsud ja mürglid mulle eriti ei sobi, aga evangeeliumi vaim, see on mulle küll konti mööda. No kuidas sa seda mõtled? No mõtlen, et viskad selle maailma sipelgapesa ja aina põõnad issand armust. Vaata sinu hing, see nõuab paigalpüsi. Minule meeldib kangesti askeldada. Päeval magad maas soe muld kõhu all ja päike pleegitab päraotsa. Siis tahaks olla nagu taim, kes surub oma tõru maamulda. Armas Jumal, kui sul on elu antud, kuidas sa ta maha magad? Mina arvan, et need, kes magada ei mõista, on määratud otse põrgu sõitma. Tead, Gustav, sa ära ennast päris taeva maga. Ütle parem, kas sust mehe vastu ka mees on? Või jääd karja Eedolegi alla? Ohoh, kukuks mehi loogu, kui viitsiks visata. Viitsiks, vaat ei jaksa. No. Mis sa kelgid? Näita üles, sinusugune ei saaks tüdrukulegi tuult alla. No, arvad või? No, mis sa kelgid, näita ette? Oota, võta ilusti, ega ma mingi palgiott sulle ei ole. Kas oled õhus? Gustav! No, kas on taevalend? Jumala pärast, Gustav! Teinekord ära kelgi. Kas sa tüdruku maha paned sinna, kus sa võtsid? Sa polegi nii kerge. Eks mulgi ole oma mullad ja materiaalid. Siuke muhe ja pehme kui kompost ja siuke sooja lehmapiima ja poesitsi lõhn on sul juures. Teeksin ju ka kohe teab mis. Sina näss, närud on näss. Assa kurat. Mis on, Gustav? Kas sul hakkas halb? Mis see oli, Tiiu? See on, kui mulda mulla juurde kistakse. Su suu, Tiiu, kui see mu suule sai, sellist kõrgelikku tundmust pole mul olnud ihu sees. See on, kui Jumala hingevälk lööb läbi kahest materiaanist. Hingevälk materiaanist. See on kui vikerkaar. Tiiu. Vankriga sõidetakse. See on kindlasti isa. Tiiu. Vaat, mis on tüdruk. Küll on roosa olla. Kui esimese viina viskasin kurku taha,
siis oli ka niimoodi risti-rästi hästi. Praegu on sehuke vunk sees, et kui oleks vikot, lööks kui terve vakamaa heina õhtuks maha või lööks suure vangi maa sisse. peremees, kui ta läheb? Tule siia, lupar. Hulluks oled läinud või? Ära jända! Sedasi näed sa! Ära jända! Jäta nüüd järgi mind! Sedasi näed sa! Pihast oled! Oma familiga võid potilaadale sõita. Kaitsku jumal, Lasnaruda talu, siin ma jälle olen. Heldeke, ma kohe aimasin, Tanel. Kärsitus oli kogu aeg nii suur peal, nagu kirikust lahti sain, nii kohe panin tulema. Joosep, seal maas vedeled. Tõmba ristmetsa kimmel varjule. Oi, oinas! Mis Lasnarudal ka kuulda näha on? No olen siin pikiti ja poigiti mõelnud ja mõelnud. No kui Gustavist natuke meest oleks, aga näed, ei ole ju. Seda me veel vaatame. No ei ole poisil latva peas. No mis ta vaeseke teeb, kui on maaliga sassis? Sassis. Mina seda suppi enam kaasa ei tee. Aga Gustav, miks sa keetsid siis niisuguse supi, mida nüüd ei kõlba süüagi? Ei söö kah ja asi tahe. No supp, Gustav, tuleb ära süüa. Küsimus on ainult, millise lusikaga. Keerukas küsimus. Kui tüdruk ise jätaks. Ei see nüüd kulbigagi tõrjudes kuku poisi küljest. Aga kuhu ta lähekski selles olekus? Läheb, kui on minekust tulu. No ei ole krossigi tite rahaks maksta. Mõni teine võtaks ära. No kus seokse lolli leiab? Aga kas Gustav hakkaks maalit võtma, kui tegu, ütleme, oleks Joosepi oma? Selle Joosepi ma... Leiduks mõni koreda nõuaga sulasmees. Kutsuksite Lasnarudale popsiks. Kas isa süda lubaks lapsel popsi saunas üles kasvada? Isa. Ja kas selline sokutamine üleüldse õige ongi? No päris õige, no aga kas mina olen Kristus? No midagi peab ju tegema. Ei saa lasta suguvõsal ju sohu vajuda. Tule, lähme. Asja tuleb ääri ajada ja veeri vedada. Lähme peame aru. Tule, Tiiu, on sulle rääkimist. Noh, räägi siis, ma kuulan. Kui sa just teada tahad, siis mul pole üldse, näed sa. Mida sul pole, Gustav? Lastega, maalitega, sassis. Ei, Gustav, nii ei lähe, et sa salgama. Meest sõnast ärgas arvest. No, ma pole ju, kust ma sain, taevas hoidku? Mis sa mulle? Seleta maalile oma lugu. Näe, sealt ta tuleb. Mis sest maalist? Joosepil võtan tukat muhk-pihku, sealt see taevas kõige rutemini selgub. Kuhu see Gustav tormas? Päris imelik teist sihukesena näha. Peig mehest poiss, kas tal nüüd aega antakse hanguda? Aga vaata, sina, Maali, tule istu siia, tule. On vaja natukene naiste ruttu rääkida. Mis juttu mul või midagi? Oho, kõrgiks oled läinud. Poisi võtsid eest ja nüüd ei kõlba kõneldagi. Pilkad? Ära ole narr. Poiste pärast nüüd tasub kiselda. Jäib need sulle, jääb mullegi. Sul hea rääkida. Mis mina? No, mis siin halvaks panna? Loodus käib oma rada. Ilus loodus. Lapsega tüdruk.
Maalis oled tubli tüdruk ja miks sa mulle eriti meeldid, vaata, sinus ei ole kübetki võltsi. Võltsi? Mis võltsi peaks minus olema? No seda ma ju räägingi, et ei ole. Ei sina talu ega vara ega muu häda pärast mehele lähe. Sinusugusele tüdrukule on ju see südameasi. Ei ole ma hingelühti. Saab sulle näsnarudast põline kodu. Sul on laps, su lapsel on isa. Sellist õnne me tüdrukud ihkame. Kus siin õnn ja kus õnnetus? Rumaluke, kõik on ju hästi. Kui ta oleks? Kuidas ei ole, siis on midagi, mis ei peaks olema. Võlts ja pahupidi kõik puha. Mis ma pidin tegema, kuhu oleksin jäänud? Kas Gustav on sulle halvasti öelnud või sa ei tahagi teda enam? Gustav? Mis sest Gustavist? Mitte Gustavist? Egas ma Gustaviga olnud ja läinud? Mitte Gustaviga? No oli teine mees. Siis vastutab teine. Aga miks seda Gustavit nii hirmsasti siis kaasa kisti sinna? Kas mina kiskusin, aga see Joosep, kuri vaim. Joosep käis peale kui uni, et Gustav tahab, et peremees vajab, et Sarve Matsi tõstamendis nõnda olla nõutud. Mina, mis mulgi oli oodata, eks ma vajan tulualust halvuks päeviks. Joosep, mida temal oli nii tuliselt neid asju vaja ajada? Temab see asjamees mul ongi. Tema sunniku pärast läks nii nagu läks. Ahhaa, pulmad tulevad, aga peigmees on teine. Ei tule mulle pulmi. Nüüd, kus sulle tõe tunnistasin, nüüd linalikku tuleb minna. Ära ole narr, mis hea pärast see Joosep siis maailmas on. Ei Joosep mind võta. Ütleb, kuhu su panen. Monakaks ei lähe mette. Tead paljugi, mis need mehed ütlevad. Kas meie saame sellest küsida? Peaasi, et oma võrukaela sallid. Kiidupoiss ta pole, aga mis ma teen, kui teda tahan? Tubli on. Nüüd teame, mida teha. Aga jäägu see esialgu meie teada. Võta nüüd tüdruk käsile. No mida need tüdrukud siin kõhmitsevad? Rääkisime mehele mineku juttu. No mehele peab minema, aga ikka au ja seisuse järgi. Ja seisust peab pidama, mis pudru maailmas sünniks, kui peremees kosiks ümmardaja ja sulaneidaks ühte peretütrega. Ei, tädikene. Armastus ei küsi alati seisust. Ma olen raamatutest lugenud. Raamatust! Elu õpetab, kuidas on. Appi! Ära ta Tule siia! Hoiaka sõpra saab appi! Ma sulle näitan! Gustav, mis oled Ära karda! Midagi. Mina seda familia enam kaasa ei tee. Nii ei lähe, et rusikatega istu siia, seni süda lahkemaks lööb. Mis familii? Tema lõmper aspeldab ja mina olen isa. Anna aega, küll varsti selgub kõik. Mis siis juhtunud on, armas näsnärruda pere? Juhtunud, Gustav just ütles ju, et tema maalit ei kosi. No see on, vaat see on mehe jutt. Gustav ütles, kust nüüd päeva lahti lööb. Gustav ei kosi. Siis on talul köövad rahad maksta. Kuulsetav ei kosi. Kuule, Joosep, ehk võtad ise maali ära. Mina selle loputise sisse ei lähe. Tõsi jutt, Joosep.
võta maali, ühe talu teenijad, nagu te olete. Kelle töö, selle talgud. Kelle töö? On Joosepitki maaliga liibitsemas nähtud. Paljugi, mis nähti. Nagu Altmetsa Saski. Käis ja vahtis siin maalit siukese poolvillase pilguga. Maali, kuidas sulle Altmetsa Sass meeldib? On viksem poiss kui Joosep ja etem igast kandist. No. Ega siin pikka tellist ei tehta. Kui Gustav ei võta ja Joosep ei taha, siis maali läheb lihtsalt Altmetsa Sassile. Sass teenib veel koduväi koha. Kuram siis koduväiks. Kui kutsutakse näsnarudale popsiks. Popsiks. Ai, hea Sirkel Varsavinkel. Joosep saab oma Saaremaale tagasi. Ja kui Sarvematsist rahad kord näsnarudele jõuavad, ega siis Sassiga ei unustata, et ei pannud pahaks ja võttis vaevaks. Oi kuram, see oras mulle mekkab. Peaks Sassiga võite rääkima. Sassiga nüüd rääkida saab. No, on ta loll, et ei märka võtta, kui antakse. Tead, on lolle maailman ja Sass on üks nendest. Vaata, Joosep, ehk sa tead mõnda targemat meest, kes kõik asjad ilusasti tasku pistaks. Targemat meest, noh. No vaata, siin ma nüüd olen niuke risti-rästi, halvasti hästi ja mõtlen, et ma mõtlen, et kui võtaks selle maali hoite ise Oi jummel! No mehe sõna, Joosep! On see Joosep, mis on, aga rumal ta ei ole. Tea veel ühti, kuida saatus tahab. No, sa vaada mulle ette. Ega siis iga mees peab ikka oma ise ära koristama. Mis oma? Kuidas oma? No, mässen salata või salgamata jätta, armas pererahvas. Muu oma patusse tüdruk juba aasta läks. Kus nüüd tuli õige kohi oinas lagedale? No, kas- Minu poega teotama! No kas ma siis paha pärast või? Ütle, kuhu sulas mees oleks tüdruku pand ja Gustav ju testamendi hädas, et kuidas ma viil ühe vooriga koju tuua. Sina saarlane, kus on rebase handpüksid. Need on selge vahe. Sinu tüdruk, sinu tegu, talul pole sellega mitte mingit tegemist. Ei. Mina arvan, et kui Joosep oma teo ikkagi heaks teeb ja maali naiseks võtab, siis talu peaks noortele ikkagi elu ja ulualust pakkuma. Tõsi õigus. Vaat seda olen mina alati ja igal pool rääkinud, et kui see Ristmetsa Tiiu ükskord Näsnärudale noorikuks tuleks, kuram, kus siis oleks elu. Aitäh, Joosep, hea sõna eest. Aga nooriku võtulood siin Näsnärudel on siiski Gustavi otsustada. No nii loll pole Gustav Mett, et siukest tüdrukut ei taha. Kuidas siis jääb, Gustav? Kas lased mul 3. korda veel tagasi sõita või? Lausu ära, peremees. Noh, Mõtled Sarvematsi testamendi peale. Mis Sarvemotsi tõstamendi pärast mind küll Näsnärudele ei saada. Aga kui Gustav muus asjus peaks arvama, et ma talle südame järgi olen, siis väga vastu ei puikleks. Kuule, Gustav, mida sa nüüd sellest sarvest siis ajad joonde, lausud ära? Keda me ootame? No pesta kotti nüüd, kui pakutakse, noh. kui lausuda, siis lausuda. Nii ta oli jah, Ristmetsa, et vaata, kui sa siit
vahepeal ära olid, siis me Tiiuga nätsa, sattusime sehukese neelu sisse, et hakkas nagu Vamili poole vedama ja... Viimaks ometi, issa meie, kes sa oled taevas. Ulmad peremees teeme koos, aga kuidas varrud, Sina, Gustav, ja sina, Tiiu, kui jumal tahab. Mis vöörmönder on ühte pannud, no seda ärgu praost lautagu mette. Jumal õnnistagu sind, kallis poeg ja kallis tütar. Seda ütlen mina, nagu nõuab komme. Aamen. Aamen. Aamen, konks, kahvilonks.